Tervist kõigile, minu nimi Kairit ja mõtlesin, et jagan teiega kokkuvõtet. Tegin siis presentatsiooni doktor Stacy videost. Tal oli siis nimelt seeria, kus ta siis rääkis erinevatest peptiididest ja otsustasin teha siis kokkuvõtte kõigepealt X39 poolt aktiveeritavast GHK vaskpeptiidist ja tegemisel on karnosiini kokkuvõte ka. See tundus kuidagi põnev ja seal oli informatsiooni, mis oli mulle uus. Aga ega siis muud, kui asun seda presentatsiooni teiega jagama. Ja räägime siis peptiididest ja algab siis teekond peptiidide maailma. Kõik, mida ma räägin, mida te siin näete, siin ei ole mitte midagi minu välja mõeldud ega minu poolt lisatud, puhtalt doktor Stacy video nii-öelda tõlge siis. Ja mis asjad siis on peptiidid? Peptiidid on aminohapete ahelad, valgud ja nad on meie keha jaoks äärmiselt olulised. Nad on meie keha nii-öelda ehitusmaterjal ja meie keha loomulikult toodab tuhandeid erinevaid peptiide. Ja peptiidid on siis tegelikult signaalmolekulid, mis siis osalevad keha paranemis- ja uuenemisprotsessides ja aitavad siis kehal tervena vananeda. Ja LifeWave'i slogan on ju teatavasti ela noorena, ela tervena, ela kauem. Nii et ja kui me räägime üldse ennetavast meditsiinist, ennetavast lähenemisest oma tervisele, siis jah, ennetus ja see, mida me saame siis teha oma keha heaks, et võimalikult tervena vananeda. Ja vaskpeptiid GHK. GHK on siis jah, vaskpeptiid, mida leidub meie kehas loomulikult ja ta on niinimetatud meisterpeptiid, superkangelane meie kehas. Ja toimib siis kui molekul ja on seotud meie keha loomuliku paranemise ja uuenemisega. Meie kehadel on teatavalt, kõigil meie kehadel on loomulik isetervenemisvõime. GHK ei ole ravim, vaid üks enim uuritud peptiididest ja seda juba 50 viimase aasta jooksul. Avastati 70-ndatel teadlane, kes GHK CU avastas, on nimega oli, jah, nüüd ta on surnud, Laurent Picard ja kes on teadushuviline, võib siis näiteks PubMedist lugeda erinevaid teadusuuringuid GHK kohta või ka siis jah, doktor John Harmon on välja andnud raamatu, mis samamoodi räägib siis vaskpeptiididest ja sealhulgas GHK-st. Ja GHK mõjutab meie kudede paranemist, põletiku alandamist, tüvirakkude bioloogiat, kollageeni tootmist, raku mitokondrite tervist ja meie geene, tehes siis GHK-st ühe kõige olulisema peptiidi ja olulisema peptiidiga taastava meditsiini seisukohast. Ja mis asi siis on GHK-CU? 3 aminohappest koosnev ehk siis tripeptiid. Ja G tähistab siis aminohapet glütsiin, H histidiin ja L
või vabandust, K-lütsiin. Ja esineb siis loomulikult meie kehas ja on siis kaks erinevat asja, on GHK ja on GHK-CU. Kui seal taga on CU, siis tähendab see seda vaske. Nii et 3 aminohapet on siis seotud vasega ja siis saab temast vaskpeptiid GHK-CU. Kuprum, CU on siis kuprumi ehk vase täis. Aktiivne signaalmolekul, mida leidub siis põhimõtteliselt kogu meie kehas, vereplasmas, süljes, uriinis, kudedes, aga kuigi meie keha seda vaskpeptiidi loomulikult toodab, siis paraku vananedes selle vaskpeptiidi tase meie kehas langeb. Ja 60-aastasel inimesel on siis GHK-CU tase kehas langenud juba kuskil üle 60%. Ja GHK-CU taset on võimalik siis laboritingimustes testida, kuid see ei ole mingi selline tavaline uuring, mida te siis saate näiteks perearsti juurest tellida. Ja nagu siis ütlesin, avastati see peptiid Laurent Picardi poolt juba üle 50 aasta tagasi ja saab siis uurida erinevaid teadusuuringuid. Ja GHK-CU-d tuntakse kui nooruse allikat. Kasutatakse siis seda peptiidi laialdaselt kosmeetikatööstuses ja põhjuseks, miks siis kosmeetikatööstus on seda peptiidi kasutamas, on siis tema vananemisvastane toime ja kasutataksegi siis erinevates vananemisvastastes toodetes, sest ta aitab võidelda naha vananemismärkidega. Kurtsud, jooned, nahalaigud, ebatasasused, erinevad värvierisused ja nii edasi. Ja see on siis viis, kuidas siis sellest peptiidist kasu saada nii-öelda väljaspoolt ehk siis kasutades neid tooteid, määrides kreeme peale ja Lifewave'il on siis samamoodi nahahooldustoodete sari, Alavida kreemid ja seal on siis 3 kreemi, öökreem, päevakreem ja just silmaümbruskreem on siis see, mis sisaldab täpselt sedasama vaskpeptiidi GHK-CU-d. Nii, räägime natukene vasest. Vask on asendamatu mikroelement. Kui kehas ei ole piisavalt vaske, on väga paljud keha fundamentaalsed paranemismehhanismid, protsessid häiritud. Ei toimi nii, nagu peaks. Ja keha vajab vaske rakusisese energia ATP tootmiseks, vajab vaske raku mitokondrite tööks. Mitokondrid on siis meie rakkude nii-öelda jõujaamad. Vaske on vaja selleks, et keha saaks toota kollageeni ja elastiini. Selleks, et kehal oleks kaitse vabade radikaalide vastu. Selleks, et keha suudaks moodustada veresooni, on vajalik vask. Ja kui vask siis ühendub tripeptiidi GHK-ga, tekib vaskpeptiid GHK-CU ja see on võimas bioloogiline signaalmolekul, mis on võimeline mõjutama tuhandeid, kordan veel kord, tuhandeid rakutasandi protsesse samaaegselt. Ainuüksi see lause võtab kokku lihtsalt öeldes selle, kui võimas ja kui oluline on GHK-CU. Meie keha siis vajab umbes 2 grammi loomulikult vaske päevas ja hea vaseallikas on näiteks siis vähemalt 70% kakaosisaldusega
eelistatult orgaaniline tume šokolaad. Ja räägime siis nüüd natukene lähemalt GHK funktsioonidest ja sellest, kuidas see vaskpeptiid suhtleb rakkudega. Ja mõelge siis GHK-CU-st kui bioloogilisest sõnumisaatjast. Ja selle asemel, et sundida rakke muutuma, saadab see täpseid juhiseid, mida rakud vabatahtlikult järgivad. GHK-CU töötab raku retseptoritega ja mõjutab neid. Ja mõjutab seda, millised meie geenidest, mis omakorda mõjutavad paranemist, uuenemist ja kaitsevõimet, meie keha kaitsevõimet, millised nendest geenidest aktiveeruvad ja millised mitte. Et neid käsklusi meie rakkudele jagab siis see signaalmolekul, vaskpeptiid, GHK-CU. Ja teadusuuringud, nagu ma siis mainisin, 50 viimase aasta jooksul on seda vaskpeptiidi tõeliselt palju uuritud, väga palju teadusuuringuid, sõltumatuid LifeWave'ist, mis siis kinnitavad ja tõestavad selle signaalmolekuli omadusi ja toimet. Ja teadusuuringud näitavad siis, et GHK-CU-l on võime mõjutada tuhandeid meie geene. Ja meie geenide regulatsioon toimub pidevalt ja on mõjutatud siis meie keskkonnast, meie stressitasemest, sellest, milline on toksiinide tase, mürkide tase, ladestumine meie kehades, loomulikult meie toitumisest, aga ka meie mõtetest. Nii et jah, ei ole selle loengu mõte epigeneetika, aga kindlasti oleks mõistlik ennast kurssi viia sellega, mis asi on epigeneetika ja teada saada siis, kes on selline mees nagu Bruce Lipton, epigeneetika isa. Ja epigeneetika siis lühidalt kokkuvõttes on siis teadusharu, mis siis kinnitab seda, et meie geene mõjutab meie keskkond, meie igapäevased valikud, meie elustiil, mitte pärilikkus. Nii et meie elustiil on olulise tähtsusega selles, millised geenid meie kehas aktiveeruvad, mitte pärilikkus. Veel kord, elustiil. Nii et meie läbi oma valikute, teadlike või mitteteadlike, siis tegelikult määrame selle, millised geenid meie kehas aktiveeruvad ja millised mitte. Geenide lähtestamine. GHK-CU aktiveerib siis geene, mis on seotud, mis on siis tegelemas meie kehas kudede paranemise ja antioksüdatiivse kaitsega. Ja GHK-CU siis deaktiveerib ehk siis muudab mitteaktiivseteks geene, mis on seotud põletikuliste protsesside ja paranemisega. Ja GHK-CU aitab siis geenidel saavutada noorem, aktiivsem, tervem seisund. Et me räägime väga imelisest tehnoloogiast, mis siis on LifeWave'i valgusteraapia plaastrite näol David Schmidti poolt leiutatud, aga kui me räägime GHK-CU-st, siis jah, see on meie kehas loomulikult esinev peptiid, meie keha toodab seda imelist peptiidi ja tegelikult
meie ülesandeks on siis keha toetada selleks ja selles, et olenemata siis meie vanusest, seda imelist peptiidi, mis mõjutab meie geene, mis mõjutab meie keha raku tasandil, oleks piisavalt. Ja veel siis GHK-CU funktsioonidest osaleb siis kollageeni sünteesis. Tulemuseks on siis paranenud nahavälimus, aga kollageen ei ole seotud ainult naha konditsiooni ja hea väljanägemisega ja nahatervisega. Kollageeni maatriks on meie luudes näiteks. Kollageen on sisuliselt liim, mis hoiab siis meie keha koos. GHK-CU toetab mitokondrite tööd. See siis tähendab seda, et meie rakkudes, meie kehal on rohkem energiat. Toetab siis antioksüdatiivset kaitset. Keha toodab siis rohkem vajalikke ensüüme, mille ülesandeks on siis kaitsta keha vabade radikaalide eest. GHK-CU osaleb elastiini tootmises. Elastiin on siis oluline meie naha elastsuse, ka meie veresoonte elastsuse seisukohalt. GHK-CU parandab meie DNA-d, aidates siis parandada DNA kahjustusi. Taaskord ainuüksi see üks omadus, see üks väide, mõelge, kui võimas. Ja GHK-CU vastutab siis selle eest, et tüvirakud toimetaksid efektiivselt ja rakkude vahelised signaalid toimiksid ja mobiliseerib, aktiviseerib meie omi tüvirakke ja taaskäivitab ka siis tüvirakkude tootmise meie kehas. GHK-CU toetab meie keha taastumist. Angiogenees on siis bioloogiline protsess, mille käigus olemasolevatest veresoontest kasvavad välja uued veresooned. Tulemuseks on siis lihaste parem verega varustatus, ka see, et veri teatavasti kannab siis kehas ringi hapnikku, nii et selline protsess, loomulik protsess, mida siis GHK toetab. Toetab ka siis fibroblasti aktiveerimist ja fibroblast on siis sidekoe peamine rakk, mis toodab siis kollageeni ja elastiini. Toetab raku mitokondreid korduvalt, siis juba üle korratud, optimeerib raku sisest energiat. Ja mitte ükski teine kehas loomulikult leiduv peptiid ei oma nii ulatuslikku ja laia toimete skaalat kui GHK-CU fosfpeptiid. GHK-CU kasulikkus siis meie kudedele. Nahk, nagu siis sai mainitud, osaleb kollageeni sünteesis ja kui kehas on kollageeni maatriks tervena, siis tulemuseks on paranenud naha elastsus, vähenenud kortsud, kiirem haavade paranemine. Siis meie närvisüsteem, meie närvikoed. GHK siis osaleb perifeersete närvide taastamises ja neuroprotektiivses signalisatsioonis. Sisuliselt kaitseb meie närvirakke. Maks ja kopsud. GHK-CU osaleb maksa taastamises ja kaitseb kopsude udesid. Luud ja lihased. Kõõluste ja sidemete taastamine, lihaste taastamise toetamine ja luude remodelleerimine. Ja võin siia
täitsa asjakohaselt lisada oma isikliku värske kogemuse. Olen siis nimelt X39, mis siis aktiveerib kehas sellesama imelise vaskpeptiidi GHK-CU tootmist, kasutanud nüüd üle 3 aastat ja varsti 8 kuud. Ja on olnud siis mul 2 põlveoperatsiooni. Esimene üpris tõsine ja üldiselt oli see põlv päris viletsas korras. Saidki siis esimest korda oligi siis põlvesidemete rebend. Ja nüüd on siis põlv nii hästi taastunud, et loomulikult ma käin, ma jooksen, ma teen igapäevaselt trenni ja midagi, mida ma ei ole saanud teha üle 30 aasta, nüüd on jälle võimalik, on sügavad kükid. Nii et jah, tänu Lifeway plaastritele on minu põlvetervis muutunud ja läbi selle minu elukvaliteet. Nii, GHK-CU on siis kasulik ka meie südame-veresoonkonnale, toetab veresoonte tervist läbi siis angiogeneesi toetamise. See oli siis see, kui tekivad uued veresooned. Ja toetab siis ka meie juuksefolliikuleid, folliikulite stimuleerimine ja meie juuste kasvu toetamine. Ja miks siis GHK-CU-d peetakse vananemisvastaseks peptiidiks? Tervena vananemine sõltub sellest, kui hästi toimib rakkude vaheline kommunikatsioon. Kui hästi toimivad rakkude vahelised signaalid. Ja nagu sai mainitud, on siis GHK-CU signaalmolekul. Ja kui vananedes kehas GHK-CU tase langeb, on siis tagajärjeks see, et nahas kollageenikiht õheneb, tõuseb põletikutase kehas, mitokondrid kaotavad oma energiat ja läbi selle kaotavad oma vastupanuvõimet. Ja GHK siis, kui GHK vaskpeptiidi taset kehas tõsta, aitab see siis taastada meie kudesid, parandada mitokondrite tööd, alandada põletikku, suurendada keha vastupanuvõimet väliskeskkonna mõjutustele ja erinevatele stressitekitajatele. Ja GHK-CU kiirendab haavade paranemist ja tervelt 40–50%. Et selline oli siis doktor Stacey presentatsiooni kokkuvõte vaskpeptiidist GHK-CU, mida loomulikult on võimalik siis tarbida nii-öelda välispidiselt, aga läbi selle imelise valgustehnoloogia plaastri on võimalik aktiveerida keha tootma GHK-CU-d täpselt sellises koguses kui nooremana ja tervemana ja tulemuseks on siis tervena vananemine. Aitäh teile ja järgmiste kohtumisteni!